See oli tegelikult jumala äge intro, sellepärast et sa nagu tegid need kõik vidinad, mis siin laua peal on. JBL ja kõik nagu tegid siukse lahedana. Et väga lahe, aga mulle jäid värvid natuke liiga beebiks või siukseks. No saad aru, vaata. Aga aitäh sulle, Zolean. Kihvti, vahva ja thanks. Tere kallid fännid, miks ma Spider-Man olen. Käes on 27. märts, hommik huuga hooaega nüüd oma 15. ossa juba, mis on päris haige, sest et ma ei saa ikka veel aru, miks ma neid videosid teen. Aga kogu aeg nagu öeldakse, et äge ja eks siis pohku. Kuigi no ma ütlen täna, ma nagu reaalselt täna on natukene kahju seda videot teha, sest et väljas on sitaks hea ilm, mul on viimane vaba päev ja ma lihtsalt pean akna kinni tagasi panema ja kurva näoga siia tagasi tulema istuma, et siis särgi teema kohta ka veel, et aitäh kõigile, kes on siiamaani särgid omale ostnud. Kindlasti küsite, mis ma selle rahaga teen. Maha jaon. Nagu, come on. Ei, kui ma tõesti pean tegelikult teile ütlema, kuhu teie raha läheb, siis tegelikult tahaks osta siia seda läpakat. Veebikat. Ja tuleb siin suve alguses nüüd väike kolimine pealinna. Selles mõttes nuts ei tee praegu paha. Aga hakkame peale. Kuidas teile reedene video meeldis see, mis Tõnis poist mul tegi siin? Minust väga kihvt, aga ühe asja ütleks siia veel juurde. See punane iPhone, mis tehti. Kurat, ma ei saa aru, Apple. Praegu on nagu 2 varianti, mis on nagu aastaid lihtsalt käinud ringi. Et kuule, lõpetage ära ma kuradi mingi Space Gray ja Rose Goldi tooge meile, palun. Punane ja must iPhone või kuldne ja must iPhone. Ma saan aru, et see Red heategevuslik asi on nagu aegade algusest olnud siuke valge ja punane värvikombo värk, aga kurat küll! Kurat on tegelikult võib kasutada kuradit, sest jumal ja kurat on vastandikud sõnad ja seda võib kasutada. Jah, jumal ja kurat on vastandid. Aga see selleks. Aga iPhone'i uudistega jätkame. Nimelt üks 32-aastane mees läks siis vanni. Mõtles, et kurat, aku hakkab ka tühjaks saama, et vahet ei ole, ma panen siis pistiku taha ja vean selle kuradi kaabli endale siia vanni sisse. Võttis ta siis lõpuks, kui telefon laetud oli, telefoni tagant selle juhtme ära ja juhe läks otsapidi vette, vend sai särtsu, vend sai surma. Et paneme kõigile südamele, ärge minge palun elektriseadmetega vanni. No selles mõttes, kui sa tahad nagu minna vanni ja Tinderit nagu swipe'ima, siis on nagu savi, aga mis sa laadja taha paned seganena? Tinderist rääkides teate seda reklaami, mis täiskasvanute lehekülgedel jookseb vahepeal, et see kuum valaline tüdruk elab sinu piirkonnas ja tahab sinuga kokku saada. Siis Tinder on täpselt vastupidine. Sul on, sinu piirkonnas on sitaks ilusaid kuumi tüdrukuid, aga keegi sinuga kokku ei taha saada. Mitte, et see enesealetsus jutt on, sest et mina Tinderis ei käi, aga lihtsalt huvitav nentida. Siis 21. märtsil kiitis Riigikogu heaks 68 poolthäälega pakendiseaduse muudatuse ehk enam tasuta kilekotte ei saa. Esiteks neid suuri kilekotte vist ei ole kunagi keegi tasuta saanud, sest et kogu igasugune kilekottide kulu ja nii edasi, mis isegi nagu näiliselt tasuta kuskil poes jagatakse tegelikult ju kuskile mujale lihtsalt ära. Kas siis poes olevate toodete hinna sisse, mingitesse muudesse asjadesse, nii et tasuta pole neid kilekotte kunagi saadud, ega need kilekotid puu otsas ei kasva. Siin artiklis on nüüd kirjas, et see asi, et poodides suuremaid kilekotte enam üldse ei saa tasuta, jõustub alles 2019. Aga ma mõtlen seda, et see asi võiks reaalselt juba järgmine kuu jõustuda. Sellepärast, et nagu mõtlen, et kelle elu nüüd jääks sellepärast seisma või kelle ostjaks nüüd sooritamata kuskil eksperdis, et ta ei saa enam tasuta seda orantsi kilekotti. Et see on nagu nii lihtne viis jälle, kuidas veits nagu loodusele mõnusa pai teha, aga noh, eks me siis ootame jälle natukene. Siis meie kõigi sõber Marti Allik käis Teet Marna ja Kristjan Jõekaldaga Kanal 2 rääkimas Eesti YouTube'ist. Oleksid võinud Marti natukene rohkem rääkida, mida teised ka teevad. Selles mõttes ma sain aru, et sina olid nagu persoon, keda sinna kohale kutsuti, aga nagu praegu jälle kõigile siuksele keskmise eestlasele mulje, et issand jumal, see kutt filmib ennast ja siis mingid naglad vaatavad teda või. Aga Social Blade'ist ma praegu loen, et alates sellest, kui sa Kanal 2-sse läksid ja kuni tänaseni oled sa mingisugune üle 50 000 uue vaatamise saanud ja siuke peaaegu 4 sotti subscriberit, nii et good for you. Aga oleks võinud rääkida teistest ka, et on meil siin igasugused unbox-vennad, on meil siin Märt, kes teeb lihtsalt siukest mõnusat jutusaadet, on meil siin igasuguseid muid klemme veel, kes teevad reisivideosi, bla 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 bla.
siis minu esimene videosoovitus täna. Keda huvitab siuke droonivärk, tehnika, videograafia, mida iganes. Igatahes Casey Neistati stuudiotuur tehti. Näete kõik, mis stuffi Casey kasutab ja selles mõttes mulle täiega meeldis, võib-olla kellegile meeldib samamoodi. These are my dead drones. These have died for various reasons, like this one says here, crashed into Central Park Pond. These things happen. Et see link on allkorrusel. Teine videosoovitus, mille linki ma alla ei pane, sest see on nii lühike video, et ma võin selle siit täitsa niisama taustaks ära lasta, aga see on siis klipp sellest, kuidas ameeriklased on Euroopa korvpallimängul. Sest et nagu me kõik teame, Ameerika siuke fännlus erineb Euroopa omast päris palju. Ameeriklased teevad Lakers samal ajal kui We want our dick back! 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 We lose every week! You're nothing special! We lose every week! Let's pretend we score the goal! Kes nüüd tahab öelda, et need olid jalgpallifännid, mitte korvpallifännid, kuradi vakstub ja siis jah, ma tean, aga point stays selles mõttes Euroopa fännlus on teisest erast ikkagi natukene. Aga lähme oma järgmise segmendiga edasi, mis on meil täitsa uus segment, ehk küsi mult midagi. Jah, küsi mult midagi. Igatahes küsimusi saate mult küsida siit Facebooki lehelt siit samast. Ja iga nädal võin vastata mõnele küsimusele. Igatahes siin on küsinud. Tere, härra Huugaja! Võiksid rääkida hellitatud rikutud lastest, spoiled children, sest minu arust see suur probleem hetkel. Tead, see ei ole suur probleem, sest et nagu ma ühes eelmises videos mainisin, kes sünnib kuskile rikkasse perre, mis ta peab olema, siis ta on kaltsakas või? Nagu siin ei ole väga muud varianti, kui sa sünnid kuskile rikkasse perre, siis muidugi sa oled spoiled. Lihtsalt mõni kasutab seda nagu targalt ära ja mõni on lihtsalt üleolev munn. Lihtne. Aga mis on tänapäeva laste juures suur probleem on minu arust see, et kui mina olin väike, kõndisin mina koolist koju, vaatan, suuremad, pikemad vennad tulevad vastu. Sa lihtsalt kartsid neid kuradi suuri vendine. Sa mõtlesid mingi, fuck no, ma ei lähe raudselt sealt, need tulevad, annavad kuradi malli või mida iganes. Sa arvad, et ma ei läinud ringiga koitse või? Aga nüüd vaatad neid naglasi müüksed kuradi ennast täis ülbed, väiksed vändad nad kõik on. Nagu loomulikult ma ei üldista, aga nagu kui üldse tänapäeva lastel mingisugune probleem on, siis see, et nad on nii kuradi julged, nagu mis asja, kuidas nagu nii lappe on läinud. Vakstupea unustasin ka öelda, Vakstupea on Lea Pähkel. Lea Pähkel on vanem prokurör, kes uurib praegu seda Kaur-Kenderi täiesti ja ma ei oska isegi midagi selle kohta öelda, see ei ole reaalne, et siuke asi üldse toimub. On ta siis rõve, on ta siis mitte, mida iganes, vahet ei ole, inimene kirjutas loo ja te panete selle eest talle niimoodi praegu perset paha hakkab. Et ta saab süüdistuse lapseporno tootmises tänu sellele, et ta kirjutas lihtsalt mingisuguse kirjandusliku teose, siis this is amazing, this is next level shit, Nii et Lea Pähkel, palju õnne, sa oled meie selle nädala Vakstupea. Siis lähme uurime seda Eesti Twitteri mellu ka, meil natukene Radri on kirjutanud, ainult mina suudan kinos magama jääda ja terve aeg mu õed naersid mu üle. Ainult mina. Siis üks mu hea sõbranna Eveli tweetis päris tabava tweedi meil, et tänapäeva mood on imelik, kõik näevad välja nagu prostituudid, kodutud või nagu teeks iga sekund oma elust trenni. Ehk siis naised on väga, väga avarate riietega, poisid kannavad piinid peas koos pikkade juustega ja minusugused vennad panevad ainult hallide dressidega ringi. Nii et on point, Eveli, väga hea. Ja üks teine tuttava nimega tüdruk Elisabeth siin kirjutas, et ma tahaks abielluda mehega, kelle perekonna nimi oleks Kallike või Olen või Musi. Siis ma saaks reaalselt olla Elisabeth Olen. Peale selle, et on see täiskohaga emme siuke miim meil Facebookis, siis see Martin Olen ja kammikas teema, ütleme niimoodi. See on kammikas teema minu arust. Krista kirjutas, vaatan telkut ja Riki tuleb viskab lebosse. Kui ta nii nunnu on, läheb lausa meelest ära, et kui hommikul koju jõudsin, oli ta vanni sittunud. Mul on ka siin üks siuke, kes nagu vahepeal lihtsalt tuleb, vaatab sulle otsa siukse näoga, nagu tal on. Ja siis siuke nägu, nagu tal on. Ja siis lihtsalt oksendab maha.
aga no kurat, kuidas sa saad? Ärge nüüd arvake, et siin on mingisugune muster tekkimas, et ma siin ainult enda tuttavaid tüdrukuid praegu siin panen video lõppu, aga Aine kirjutas see hetk, kui ostad joogi ja maksad kaardiga ja siis rebid ise tšeki ära, sest sa oled harjunud, aga sel hetkel see pole sinu töö. Mul juhtus täpselt samasugune asi kusjuures, aga minul juhtus see natukene täbaramalt, sest et läksin ma siis töö lõunapausil endale süüa ostma. Seal on mõndadel niimoodi, et see üks tšekk peab nagu jääma nagu neile ja üks tuleb nagu mulle. Ja kuna see ei olnud nüüd see terminali mudel, millega mina olen sina peal, siis ma suutsin selle paberi lihtsalt ribadeks rebida. Ja see klienditeenindaja oli minu peale pilgu järgi, ma ütleks, natukene pahane, nii et sorry tüdruk puhkepaiga söögikohas, kelle kviitungi ma puruks rebisin. Ja lõpetuseks Tannu sõber võitis siis loosimisest iPhone 7 ja Eesti rahvas kukkus kohe siis õnnitlema. Mis jobu sa oled, said iPhone 7S tasuda, jobu oled imemunni. Aga aitäh kõigile vaatamast, olge lõbusad, olge toredad, tehke sporti ja huugamiseni.